kui ohtlik või ohutu kaalukirurgia tegelikult on. Esmalt peame aru saama sellest, et kõige suurem risk on ravimata jäänud haigus, mitte siis kaalukirurgia või operatsioon kui selline koos oma võimalike, aga harva esinevate riskide ja kõrvaltoimetega. Rasvumine iseenesest on krooniline raske haigus, mis oluliselt lühendab eluiga. Kui me vaatame suuri uuringuid, siis me näeme seda, et sõltumata kõigist võimalikest kirurgiaga kaasas käivatest riskidest, opereeritud patsiendid elavad keskeltläbi 6 aastat kauem kui need patsiendid, kes jätkuvad siis endises kaalus ja ütleme, kes operatsiooni kui sekkumist ei vaja. Ma toon näite teile Eestist. Eesti andmetel on meil viimase 6 aasta jooksul opereeritud 6000 kaalukirurgilist patsienti ja selle 6 aasta ja 6000 patsiendi juures ei ole registreeritud ühtegi vahetult operatsiooni või operatsioonitüsistustega seotud surmajuhtumit ja see tõesti näitab Eesti kaalukirurgia turvalisust ja head kvaliteeti siis võrrelduna siis ükskõik millise maailma sellise kõrge meditsiinistandardiga riigi tulemustega. Peab aru saama sellest, et operatsiooni ohutus ja riskide minimeerimine, et see ei ole õnn, et me ei saa loota, et ehk meil läheb hästi, vaid see on väga mitmete selliste süsteemsete tegevuste tagajärg. Et ma näitena toon siia meie kliinikus standardiseeritud patsientide käsitluse, erinevate siis kontrolllehtede ja checklistide kasutamine. Eesmärk on see, et need turvategevused ei jääks ühegi patsiendi puhul üheski etapis tegemata ega vahele ja meil on tõesti tõdeda, et see ka toimib, et neid selliseid kardetud tüsistusi, et neid tõesti esineb väga harva. On selge, et me täielikult neid välistada ei saa, aga me saame viia selle riski miinimumini ja olla ka valmis nende kiireks äratundmiseks ja raviks, kui nad peaksid tekkima. Nüüd tüsistustest ja kõrvaltoimetest rääkides, siis loomulikult me peame tunnistama ja me teame seda, et need on võimalikud, neid juhtub selliseid raskeid komplikatsioone, mida patsiendid, mis vajavad siis kas kordusoperatsiooni või vereülekannet või mingit muud sekkumist. Neid esineb 1–1,5% patsientidest. Hilisemad kõrvaltoimed ja tüsistused on samuti erinevate operatsioonide puhul võimalikud. Näitena toon refluks ehk siis kõrvetised peale sleeve- ja mini-bypass operatsiooni, mis on võimalik umbes 10–15% patsientidest. Aga meie roll ongi see, kuna kõik need olukorrad on tegelikult lahendatavad ja siin ei ole midagi sellist, milles me ei saaks patsienti aidata. Ja siis meie, kui selle ravitiimi roll ongi aidata patsient nendest keerulistest olukordadest läbi, kui nad peaksid juhtuma. Ja selles ma julgen öelda, et me oleme väga tulemuslikud, et meil on väga kogenud kirurgiline meeskond, meil on väga hästi kättesaadav toitumisnõustamise ja patsientide jälgimise teenus. Nii et ma arvan, et neid riske ja komplikatsioone, neid tuleb teadvustada, nendest tuleb rääkida, aga mitte selles võtmes, et nad on paratamatud ja kindlasti juhtuvad ja nendega ei ole mitte midagi peale hakata, vaid vastupidi, kui nad juhtuvad, et siis meie roll on aidata teid nendest läbi ja üle sinna, kus normaalne ja kergem elu jätkub.